Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on taas kord värske Krimiraadio. Saadet juhivad ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu te hästi teate, tungis eelmisel kuul 4-liikmeline töötunkedes jõuk keset päeva sisse maailmakuulsasse Louvre'i kunstimuuseumisse ja varastas vaid 7 minutiga hinnanguliselt 102 miljoni dollari väärtuses ehteid. Kui hästi on aga kaitstud Eesti muuseumid ning neis eksponeeritavad hinnalised museaalid ja kui hästi oleme me kaitstud tunkedes röövlite eest, sellest annab meile saate teises pooles ülevaate Viking Security valveteenuste juht Juhan Aia. Ent saadet alustame juhtumiga Tartumaalt. Eelmise nädala neljapäeval Näo lähedal juhtunud raske liiklusõnnetus, et mitte öelda tahtlik tapmine raputas Eestit sügavalt. Ehk siis tuleb juttu sellest, mismoodi korrakaitseasutustele vägagi tuttav 39-aastane Tarmo bussitas esmalt oma endist elukaaslast ning 1,5 tundi hiljem põhjustas sihilikult maanteel loopkokkupõrke, kus hukkus ise, kuid ka täiesti süütu juhuslik autojuht. Selleks, et rääkida, mis juhtus ja miks juhtus, on tänases saates Kuku Tartu stuudiost Krimiraadioga ühinenud Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa ning Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ken Kiudorf. Tere tulemast Krimiraadiosse ning aitäh, et te leidsite aega sellel ilmselt teile üsna pingelisel ajal saatesse tulla. Tere päevast! Tere päevast! Aga alustame algusest ja alustame sellest, et miks me täna siin sellest kõigest räägime. Mismoodi politsei jaoks see traagiline sündmuste jada, ma saan aru, siis neljapäeva varahommikul hargnema hakkas? Neljapäeva varahommikul laikus siis häirekeskusesse teade kuskil kella 6 paiku, et Annelinnas on siis toimunud bussitamine, et kannatanu naisterahvas on maas ja vajab abi, et koheselt reageerisid politseipatrullid. Kohale jõudes leiti siis kehavigastustega naisterahvas. Hakati koguma infot, kes võib olla potentsiaalne teo toimepanija. Sealt päris kiiresti viidi kokku isik, et kes võib see teo toimepanija olla, kuna ka seal olid pealtnägijad olemas. Ja edasi siis hakkas politseoperatsioon, mille tulemina tehti isiku asukoht kindlaks, et ta viibib Nõo piirkonnas. Suundusid sinna politsei ekipaažid isikut otsima. Ühel ekipaažil õnnestus siis saada kontakt visuaalne selle sõidukiga. Kuna isik oli ohtlik, relvastatud, just toimepanud roima, võeti taktikaliselt otsus vastu, et kuna tegemist oli liikuva sõidukiga, et on vaja abijõud, et isik turvaliselt kinni pidada. Kahjuks taktikaliselt see ei õnnestunud. Isik sai aru, et politsei on tavastanud ja koheselt peale seda, kui sai aru, et politsei jälitab teda, on teda kinni pidamas, protsessi alustamas, kiirendast patrullide nägemise hetkest ja praktiliselt 20 sekundi jooksul juhtus traagiline õnnetus, mis lõppes siis 2 isiku surmaga. Ma pean siin ühe väikese täpsustuse üle küsima, et kui rasked olid naise vigastused? Meediast on läbi käinud just, kui tekitas Tarmo oma ohvrile ligi 10 torkehaava. Peab see paika? Tegemist oli vaieldamatult võikaründega, mis tekitas kannatanule raskeid tervisekahjustusi. Selle, milline on täpsem vigastuste maht, selgitame me välja käimasolevas kriminaalmenetluses. Õnneks jõudis kannatanu kiiresti professionaalsete meedikute hoole alla ja hoiame pöialt, et ta kiiresti terveneks. Ma siinkohal kindlasti tahaks lisada politseijaoskonna juhina, et suur kiitus meeskonnaliikmetele, kes kannatanule andsid koha peal väga professionaalset esmaabi ja et vältida traagilisi tagajärgi kannatanul. Ometigi tuleb vist täna tõdeda, et see kõik, mis neljapäeva varahommikul juhtus, oli vist juba eskalatsioon, sest nagu ma aru saan, siis ka päev varem, kolmapäeval, käis politsei ja kiirabi Tarmo ja siis tema endise naise tüli lahendamas. Mida ta siis oma naisele teinud oli, mis tüli seal oli aset leidnud?
Kahjuks ei saa politsei seda praegu kinnitada, et eelneval päeval selliseid intsidente aset ei leidnud. Tõsi, samas meedias on seda kirjeldatud, te ei saa kumbki seda kinnitada, et politsei on seal koha peal käinud? Me saame seda kinnitada, et on eelnevalt olnud kontakte antud aadressil ohvri ja teo toimepanija vahel, aga lihtsalt andmetäpsused kolmapäeval see kindlasti aset ei leidnud. Kolmapäeval juhtus veel üht-teist. Too Tarmo sõitis sellesama autoga, mille ta hiljem taparelvaks muutis purjus peaga kraavi. Miks teda juba siis liiklusest ei eemaldatud? Politseil on selliseid juhtumeid, kus me saame väljakutsed, et kas on toimunud liiklusohtlik olukord või mingi sõiduk on tee äärde parkinud või ebamäärases olukorras kuskil mujal looduses. Saame kümneid ja kümneid. Kui politseipatrull kohale saabus, oli seal siis teie poolt mainitud sõiduk ja sõiduki juures viibis siis see isik. Ja kui politsei hakkas oma toimingut tegema, siis on meil alati ka kindel pool see, et iga teo peab olema tunnistused ja tegu peab olema reaalselt ka tõestatav. Seal sõidufakti kui sellist ei ole, ei tuvastatud, isikuga viidi läbi joobetuvastusprotseduurid, tuvastati kerge joove ja tavapäraselt ükskõik mis situatsioonis, kui keegi tavainimene samas situatsioonis oleks politseiga kontakti sattunud, ma oleks täpselt samamoodi käitunud, ka nagu käitusime too päev tulevase niinimetatud teo toimepanijaga. Siit tõukub tegelikult veel üks küsimus. Nimelt sellel samal Tarmol oli peal, nagu ma aru saan, ka tingimisi 8-kuuline karistus. Nimelt kohus mõistis selle käesoleva aasta septembris talle, sest ta oli taas kord oma toonast elukaaslast noaga löönud. Kas nüüd need päevad, ütleme eelmine nädal, kõik need juhtumid, mis seal olid, ma ei tea, purjus peaga kraavis, mingisugune tüli, kus politsei on selle aadressil käinud, kas need kuidagi selle karistuse täitmiseks, pööramiseks ei andnud põhjust? Jaa, vastab tõele, et Tarmo suhtes oli kohus teinud tõesti hiljaaegu otsusse. See otsus oli 3 nädalat varem nüüd jõustunud, enne eelmist neljapäeva. Aga ma natuke selgitaksin laiemalt seda, et kuidas toimub tingimisi karistuse täitmisele pööramine. Et karistust saab täitmisele pöörata kohus kriminaalhooldusametnikult saadud taotluse alusel. Ehk esmalt peab kriminaalhooldusametnikuni jõudma teadmine, et süüdlane ei järgi kontrollnõudeid, ei täida talle pandud kohustusi või on pannud toime karistamise aluseks olnud kuriteoga samalaadse väärteo. See teadmine jõuab kriminaalhooldajani kas politseilt või on ta saanud sellest teada süüdlase kontrollimise käigus. Pärast kriminaalhooldajat taotluse saamist saab kohus otsustada, kas süüdlane peab reaalselt vangi minema või mitte. See protsess ei toimu hetkega. Ja ei ole nii, et politsei tuvastab rikkumise ja viib otsejoones süüdlase trellide taha. Küll aga on olukord hoopis teine siis, kui süüdlane paneb toime käitumiskontrolli ajal uue kuriteo. Sellises olukorras saab politsei kahtlustatavana kinni pidada isiku ja prokurör siis taotleda juba kohtus tema vahistamist. Aga praegusel juhul need eelmise neljapäeva tragöödiale eelnenud sündmused polnud sellised, mis annuks aluse uue kriminaalmenetluse alustamiseks. No ju te mõistate, miks üldsusel on kogu selle juhtumi ja selle juhtumiste ahela suhtes palju küsimusi. Ma lisaksin veel pisut tausta. Nimelt on mehel ju erakordselt jõhker minevik. Tapmine alaealisena, vägivald, peksmised, pussitamised, korduv rooli joomarlus. Seda nimekirja jääkski kokku lugema. Kas politseil oli nende kolmapäevaste ja neljapäevaste kokkupuudete ajal see info olemas, et kellega neil üldse tegu, mis tüüpi tegelasega on tegu? Politseil on nüüd tavapraktika selline, et kuna meie
erinevad protsessijoonised näevad ette seda, et kui me saame nüüd väljakutse mingisugusele kuriteole või süüteole või teatele, et midagi on pahasti, siis selle kõigepealt vastu võtab meil häirekeskuses töötavad juhtimiskeskuse ametnikud. Kui nüüd hakatakse teada, kes on teo toimepanija, hakatakse ka vaatama, et mis on inimese taust. Kui nüüd seda teada ei ole ja politseipatrullid lähevad sündmuskohale, siis nad hakkavad koha peal isikut tuvastama ja läbi viima ka neid taustaprotsesse. Ja nüüd, kui on näiteks ei olegi tegemist sellise raskema süüteo toimepanemisega, ka kuriteoga, siis võib juhtuda see, et kogu see inimese taust tagantjärgi alles vaadatakse menetlustoimingute käigus või muu taustauuringute käigus üle, et saada üldist põhilist infot, millega mis tegu oli. Kui on toime pandud kuritegu, siis see taustauuring toimub koheselt ja juba kriminaalmenetluse toimingute käigus. Ehk millele me viitame on see, et vastavad süüteo astmele on ka politseil need taustakontrollid ja tasemed on erinevad. Ehk esmareageerijatel ei ole niivõrd suuri võimekus koheselt pisipeensusteni, nagu te eelpoolt kirjeldasite, kogu aastakümnete jooksul toime pandud erinevad süüteod ei ole koheselt tavapolitseinikule reageerimisel nähtavad. Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi ning jätkame juttu sellest, et milliseid järeldusi teha karmist loost, kus 39-aastane paadunud kurjategija pussitas esmalt oma endist naist ning läks siis maanteel vaba surma, võttes endaga kaasa ka täiesti süütu liikleja. Teatavasti küsis prokuratuur tollele Tarmole septembris kohtusse jõudnud pussitamise kriminaalasjas ja ka 2010. aastal toimunud elukaaslase kägistamise puhul Tarmole tingimisi karistust. Miks nende kuritegude puhul eelistati tingimisi karistust reaalsele? Tervele ühiskonnal on kasulik, kui süüdlasel on võimalik mõista selline karistus, mis lihtsalt ei isoleeri teda vanglamüüride vahele, vaid aitab tal vägivallani viinud probleemid lahendada ja omandada eluterved käitumisharjumused. Kogutud tõendite põhjal võisid mehe vägivaldsuseni viia oskamatus suhtes oma emotsioonidega toime tulla ning ka vaimse tervise probleemid. Neid probleeme vanglakaristusega ei lahenda, küll aga aitab taoliste probleemide korral adekvaatne psühhiaatriline abi ning spetsiaalsed sotsiaalprogrammid. Ma veel mainin ja märgin ära, et tänane saade on nii, et meil on külalised Tartus ja külas on Tartu stuudios meil Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa ning Lõuna-Ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Ken Kiudorf. Öelge, mis on teie isiklik tunnetus, kui mees oleks enne neljapäevast amokijooksu olnud kinni peetud, siis kas see oleks taolise tragöödia ära hoidnud? No, arvestades kõike momente, nüansse ja ma saan aru, et tagasi vaadates paljud asjad tunduvad teised kui reaalselt omal ajal kohtumõistmise ajal. Selge on see, et kui Tarmo oleks neljapäeva varahommikul viibinud trellide taga, siis poleks ta saanud neid kogu ühiskonda šokeerinud tegusid korda saata. Küll oleks ta ka varem või hiljem vabanenud üheskoos oma kõikide probleemidega. Ja siinkohal ma siiski rõhutaks üle, et oma töös me peame lähtuma kontrollitud faktidest ja ka seadusest. Tarmo kinnipidamiseks eelmistel päevadel alused puudusid. Te mainisite ka seda, et oli seal paaril juhul suunati ta ka arsti juurde. Ma saan aru, et ka septembrikuises kohtuotsuses suunati Tarmo psühhiaatri juurde, kus ta minu mäletamist järgi viibis vaid paar päeva. Kas prokuratuuril oli veendumus, et ta päriselt soovib ja suudab oma käitumisega tegeleda, oma käitumist muuta? Tarmo juhtumiga tegeles lähisuhtevägivalla kuritegude lahendamisele spetsialiseerunud prokurör, kes on tegelenud sadade taoliste juhtumitega. Juba enne prokuröriga kohtumist oli Tarmo ennast registreerinud psühhiaatria vastuvõtule ja ka vaimse tervise õe vastuvõtule. Samuti oli ta leppinud ära kannatanuga, kes ei soovinud mehe karistamist ja tahtis, et Tarmo saaks professionaalset abi. Ehk juba kriminaalmenetluse ajal oli Tarmo asunud konkreetseid samme oma käitumise muutmise teekonnal.
No see juhatab sisse tegelikult minu järgmise küsimuse, sellepärast et seadus on näiteks lähisuhtevägivallale karistuse leidmiseks näinud ette ikkagi üsna sellise laia karistusvahemiku, siis kas rahalisest karistusest kuni vangimajani välja. Ma küsin nii, et kui keeruline on selliste juhtumite puhul see päris see õige ja selge pilt kokku panna ja õige otstarbekas tee leida? See on meie töö üks keerulisemaid väljakutseid, leida iga juhtumi ja iga toimepanija puhul just selline karistus, mis ühest küljest oleks piisav karistus tehtu eest ja teisest küljest aitaks inimesel edaspidi hoida ennast siis õiguskuulekal teel. Ja lähisuhtevägivalla puhul on sobiva lahenduse leidmine veel eriti keerukas, sest see puudutab tihtipeale inimesi, kes soovivad oma kooselu vaatamata vägivallale jätkata. Riik ei saa sundida inimesi lahku minema. Kui nüüd vaadata kogu sellele traagilisele sündmusele tagantjärele, kas Tarmo juhtum on pigem erand, kus kõik riskid realiseerusid korraga või on see märk mingisugusest laiemast veast süsteemis ja kui siis millisest veast? Olukord, kus varem karistatud inimene paneb toime uue kuriteo, ei ole paraku erand. Küll on aga praegusel juhul vägagi erandlikud need šokeerivad tagajärjed, mis uuele kuriteole järgnesid või saabusid. Ja sellist võluvitsa, mis töötaks alati ja kõigi puhul paraku olemas ei ole. Kus politsei tunneb, et näiteks neil on selliste asjade lahendamise puhul kõige võib-olla lühemad käed? Me oleme oma ametkonna sees esiteks alustanud juhtumanalüüsi, et kõik need võimelüngad ja asjadele tõsiselt otsa vaadata, et mida me saame tulevikus teha paremini. Ka antud kaasuse puhul on välja koorunud, et me näeme järjest rohkem oma igapäevatöös, et meil on üks võimelünk riiklikul tasandil ja selleks on vaimse tervisega tegelemine. Et küll meil on siin nooremad inimesed hädas, küll on täiskasvanud inimesed hädas, meil on meeletud ravijärjekorrad, ligipääs ei saa ja me regionaalsel tasandil võime öelda, et enne juba nimetatud juhtumit oleme me politsei initsiatiivil alustanud ka mitme ametkonnaga ümarlaudasi, kuidas seda probleemi lahendada, kuidas teavitada, sest me näeme, et me tajume seda, et me saaksime riiklikul tasandil seda probleemi kindlasti professionaalsemalt ja paremini lahendada. Kas on veel midagi, mis on hingel või ütleme, milliseid järeldusi sellest kõigest teha? Ma saan aru, et politsei ja ka prokuratuur on hetkel üsna tugeva sellise avalikkuse surve all, süüdistada tahaksid kõik, aga mis sellest abi on? Tegeleda tuleks ikkagi sellega, et edaspidi vältida taolisi juhtumeid. Mis järeldused te olete teinud antud juhtumist ja mis võib-olla edaspidi teistpidi saab olema konkreetsemalt siis? No, selleks, et teha järeldusi, tuleb eelnevalt juhtum üksi pulgi ja erinevaid asutusi hõlmates läbi analüüsida. Et täna on meil paraku olnud selleks veel liiga vähe aega, et mingid lõplike järeldusteni jõuda. Ja palun. Võiks võib-olla nii palju täiendada, et kahju, et see asi ju aset leidis ja meil on selline tragöödia aset leidnud, aga täna me juba tajume, et õnneks väga paljud analoogsed ohvrid on järjest julgemalt pöördunud meie poole ja saavad asja tõsidusest aru, et kas alati tasub minna seda lepituse teed ja oleks mõistlik teha koostööd selliselt, et ikkagi nad ise oleks hoitud ja me saame paremini koostööd teha. Kui me räägime puht sellistest nii-öelda seaduslikest võimalustest ehk seadustest, kas praegused seadused annavad politseile ja prokuratuurile piisavalt võimalusi potentsiaalselt ohtlikku inimest reaalselt ohjeldada, kui ohvri elu võib potentsiaalselt ohus olla, kuid kuritegu pole veel näiteks toime pandud? Siin oleneb kõik nagu olukordadest, et loomulikult, et meil on erinevad tööriistad olemas, et alates sellest, et kehtestada ajutine viibimiskeeld, nõustada koostööpartneritega, kuidas ohver saaks ennast paremini turvaliselt tunda, aga tänaselt hetkel on need ju kõik ajutised, et mingi hetk nad lihtsalt langevad ära.
aga suures pildis, et eks seesama juhtumi analüüski, mis me täna ju teeme, võib anda ka tõuke teatud protsesside muutmiseks või ka vajadusel mõne seadusandluse muutmiseks. Kui nüüd selle sama juhtumi analüüsist rääkida, siis mis on võib-olla kõige olulisem nii-öelda sõlmkoht kogu selles juhtumis, mida tasuks eriti teraselt üle vaadata, analüüsida, lahti võtta? Kuidas teile tundub? No, mulle isiklikult tundub, enne kui me oleme jõudnud veel lõpuni selle analüüsiga, et operatiivne informatsioonivahetus erinevate ametiasutuste vahel võib olla see võtmekoht, mis edaspidi aitab meid edasi. Aga seda, et me jõuaksime ühel hetkel ühiskonnana nii kaugel, et mitte ühtegi kuritegu toime ei panda, et seda ei juhtu paraku mitte kunagi. Ma pean veel korra üle küsima seda, et kuivõrd üleüldse näiteks Tartu linnas või Tartu piirkonnas, aga laiemalt kogu Eestis on kaardistatud sedavõrd karmi tausta ja sellise, ütleme, hapra närvikavaga kurjategijad, ütleme laias plaanis, et kas nad on kuidagi nagu järelevalve all, neid jälgitakse, hoitakse pilk peal, seda enam, kui on ka mingisugused varasemad signaalid ja kuriteod toimunud ja nad on potentsiaalselt ohtlikud. Kui hästi see asi on meil korraldatud? Me võiksime öelda siis seda, et nagu ma ka ennist mainisin, et tegelikult tehakse ju igale sündmusele, kui on seal mingid markerid olemas, et tegemist võib olla füüsiliselt ohtliku isikuga, et me hindame ju riske pidevalt, ka lähisuhte vägivalla juhtumite puhul on meil riskihindamiste maatriksid ja süsteemid on välja töötatud, aga nagu antud juhtumitel, et kui siia näite tuuvad, kus mingi hetk on vägivaldur nõus muutuma, ta teeb kõik need sammud, et see ongi see sama, mis teeb nagu asjale natukene raskemaks, selle lahendikäigu otsimise ja teine pool on ka see, et me kahjuks ei näe inimeste pähe, et mis seal nagu tegelikkuses toimumas on. Et see risk on meil kahjuks ühiskonnas kogu aeg olemas. Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa ning Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Ken Kiudorf, me täname, et täna saatesse tulite, pisut seda juhtumit selgitasite ja loodame siis kõik ühiskonnana, et see traagiline sündmus ja juhtum aitab edaspidi midagi muuta, et sellised asjad ei korduks. Veel kord aitäh! Meie teeme siit aga ühe väikese pausi ja oleme peagi tagasi, kuid siis juba täiesti uue teemaga. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu lubatud, meil on nüüd uus teema ja ka uus külaline. See uus teema on väga huvitav. Räägime tõukuvalt oktoobri keskel toimunud Louvre'i muuseumi röövist, täpsemalt sellest, kuidas meil Eestis museaalid ja hindamatud kunstipärlid on kaitstud. Ning ka sellest, kuivõrd see suur juveelirööv Prantsusmaal on mõjutanud kogu muu maailma ja ka Eesti muuseumite ning museaalide valvamist. Meil on sellest rääkimas turvaettevõtte Viking Security valveteenistuse valdkonna juht Juhan Aia. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tervist! Juhan, ma täpsustan üle. Sinu firma Viking Security ju valvab ka Eesti muuseume ja seal hoitavaid hindamatuid museaale, on mul õigus? Just täpselt nii. Kui palju neid muuseumeid on või see on juba mingisugune ärisaladus? See ei ole ärisaladus, et tegelikult kokku on siis 7 erinevat muuseumit erinevates hoonetes. Et küll aga ette rutavalt ei taha kõike ära rikkuda, aga väga täpsed detailsed turvalahendused on küll saladus, aga ometigi nende maailmasündmuste baasil saab teha päris huvitavaid järeldusi ja mõtteid. Ma just tahtsingi küsida, et kuivõrd see Louvre'i muuseumi rööv oma robustses lihtsuses üllatas teid? Ma ütleks, et esimene mõte oli see, et see on ju sellise krimitrilleri stsenaarium, et sellest kindlasti tehakse kunagi film, kui detaile juurde tuleb. Ja teine mõte oli siis see, et huvitav, kas neid detaile peab nüüd mõtlema juurde sinna, et keegi oli kellegagi seotud ja mingi koostöö ja mingisugune sabotaaž või see päriselt oligi seal ka niimoodi. Ja paljud asjad veel ei ole päevavalgele jõudnud, küll aga on rida juba selliseid intrigeerivaid nüansse, mis
mis nagu öeldud, panevad mõtlema ka iseennast, ka klientide suunal seda kommunikeerima, et kuidas me saaksime Eestis asju veel paremini teha ja millele tuleks ka igapäevaselt mõelda. Ma saan aru, et see kogu selle röövi filmilikkus üllatas sind ja teisigi turvaettevõtteid päris tublisti. Et võib ka nii? Jah, et ühelt poolt selline üllatus, aga teiselt poolt ka võib-olla selline peavangutus, et klassika, et eks me ise ju ettevõttes teeme testsituatsioone, erinevaid varjatud testsituatsioone, kus turvatöötajad ei tea, et see isik, kes sinna territooriumile tuleb, midagi üritab, on päriselt siis nii-öelda rollimängija, ta proovib saada hoonest sisse, näiteks klassikaline helkurvesti ja redeliga kuskile piiratud alale või ka siis sealt midagi nahaalselt kaasa võtta. Ehk siis seal oli selline teatav nii-öelda déjà vu ka ikkagi nendele olukordadele, mida me ise oleme silmas pidanud ja mida ka siis nii-öelda tähelepanu pööranud ja testinud. Nendest asjadest räägime muidugi pärast pausi veel laiemalt, aga konkreetselt Luurimuuseumi lugu üle rääkides, et kuivõrd on nüüd see juhtum ka turvaettevõtete poolt lahti võetud siin koha peal? Ma tean, et ajakirjandus on sellest kirjutanud ikka väga üksikasjalikult tänaseks, aga nüüd siinsed analüüsid, kas need on samamoodi, et ikka täitsa üksi pulki vaadatakse üle mõni meie muuseum ja siis kuidas sinna on sätitud tellingud ja tõstukid ja kas sealt on ka võimalik juba midagi võtta ja vastupidi, kas te olete juba midagi ette võtnud, et need asjad nii ei läheks? Mõned asjad on juba enne seda intsidenti selles mõttes rakendatud, aga kindlasti on palju selliseid olulisi nüansse, mis peaksid mida tuleks üle vaadata. Eelkõige seda, et kuidas, üks on see, et meil on valvesüsteemid, meil on mingid turvaprotseduurid, meil on turvatöötajad seal, aga kuidas see päriselt kõik kokku mängib, ehk siis neid samasuguseid teste peaks tegema veel ja veel, võib-olla isegi teatud nurkade alt sagedamine, aga ja terviklik sõnum on ka selline üldvaateline, samas kõiki nüansse välja toov turvaaudit, ehk siis objektipõhiselt vaadata üle kohati väga lihtsad asjad, et nagu selle Luuri puhul ka, et lihtsalt sellepärast ei olnud antud ala videoga väga hästi kaetud, sest seda ei peetud esteetiliseks ja võib-olla ka raha hoiti kokku ja nii edasi, et ja kuni siis tehniliste nüanssideni, et on alust arvata, et seal kasutati ka klaasiandurite puhul nii-öelda jammereid, ehk siis see signaal edastus ka viivitusega, et ka sellel on omalt nii-öelda vastumeetmed, et kui minna detaili, siis valvesüsteemi selline regulaarne pingimine, mis tähendab seda, et valvesüsteem ise kontrollib, kas signaal tuleb läbi või mitte. Ma saan aru, et ikkagi töö käib, see informatsioon, mis teil kättesaadav on, seda te praegu läbi töötate ja kui juurde tuleb, siis võtate sellega käiku, aga tahtsin küsida, et mis infot te tegelikult praegu kasutada saate, et ikkagi see praegu need avalikud allikad, mida ajakirjandus kirjutab, et kas need on ainsad või kui see asi saab lõpuks uuritud, siis kas sealt tulevad ka, ma ei tea, võib-olla sellised mingisugused ametlikud sellised just turvaettevõtetele suunatud mingid suunised, kuidas asju paremini teha või kuidas see maailm toimib, ma üldse ei tea, ma sellepärast küsin hästi naiivselt. Ja praegu ei olegi muud kasutada kui kõik see, mis on ajakirjanduses, mida on üldse siis nagu ametlikult avaldatud, paljud asjad on spekulatiivsed, paljud vajavad veel uurimist, palju asju uurimise huvides ei avalikustatagi üldse, aga jah, meie nagu lootus on see, et tegelikult Euroopas on küll selline turvaettevõtteid ühendav organisatsioon, aga siia Eesti suunal me peame ise olema väga aktiivsed, et sealt midagi saada. Pigem on see ootus või lootus see, et ikkagi kunstimuuseumite kaudu antakse rohkem selliseid suuniseid ja seal põhijõud on tegelikult ka ikkagi konkreetsetel kuulsatel kuraatoritel, kes siis seavad juba kõrgemad tingimused kogu selle praeguse intsidentide vaates. Millegipärast on alati jäänud mulje, et seda sorti kunstivargused või šeifivargused, need toimuvad ööpimeduses. Ja nüüd nägime, kuidas kõik see toimus keset päeva tuhandete ja tuhandete külastajate silme all. Kas selline nahaalsus, selline jultumus
kas see ka üllatas kuidagi? Ma saan aru, et teie ettevõte valvab ka paljusid Eesti suuri kaubanduskeskusi ja kauplusi ja varaste jultumus ei ole teile võõras. Kui sinna vargile tullakse, siis sageli varastatakse kogu riiuli täis korraga, ilma et silm ka ei pilguks. Aga ikkagi, kui me siin räägime sellest Louvre'i juhtumist veel korra, kas selline jultumus ka natuke üllatas? Ausalt öeldes jah, see, et kuidas nagu täpselt tehti, et see natukene üllatas, aga tervikuna, et see jultumus või et nii võikski teha, et see paraku ei üllatanud, et mul tekkiski just see sama paralleel nende poevargustega, et laon käru kaupa täis ja vean rahulikult auto juurde ja nagu mitte midagi poleks juhtunud, et eks see ongi üks selline keeruline nagu võtmekoht nendele röövlitele ja varastele, et kui liiga üle planeerida, öisel ajal väga pikalt seal jantida, siis on võib-olla tõenäosus suurem vahele jääda. Kui minna päevasel ajal nagu õige mees, teha mingit asja, teha justkui mingit legaalset asja, maskeerida ennast kellekski mingiks tööliseks, et siis seda on raske märgata turvateenistujatel ja ka ütleme tavakodanikel tegelikult, sest see on justkui normaalne tegevus. Et tegelikult me juba ammu oleme võib-olla, kui mina üldse sellise juhi karjääri alustasin, siis ma olen kogu aeg oma peas püstitanud sellise spekulatiivse küsimuse, et kui minna kaubanduskeskusesse redeliga vest selga panna ja siis sealt hakata ühte telekat alla kruttima, et huvitav kaugele jõuab ja siis karta võib, et ikkagi kas just uksest välja, aga ei pruugita liiga kiiresti märgata. Aga jah, meie töö ettevõtte siseselt, mille me siis nagu ka tähelepanu pöörame, ongi see, et just selliseid tavapäraseid tegevusi tuleb ka monitoorida, kontrollida, veenduda, et kuni seesama läbipääsurežiimini välja, eks ole, et mulle küll ei meenu, et Eestis oleks kunagi nii laia joonega museaale röövitud, kui seda Louvre'ist tehtud, meil ei ole ka muidugi nii laia joonega museaale vist Eestis. Aga kas on olnud mingisuguseid katseid, olete te võib-olla rikkunud mõne riukaliku plaaniga kunagi ära? Õnneks saab öelda, et päris selliseid katseid ei ole olnud, ei ole pidanud rikkuma, küll nagu öeldud, ettevõtte siseselt me oleme teinud sarnase sellise stsenaariumiga testsituatsioone, kus ongi siis keegi kehastunud muuseumi töötajaks ja läheb väga nahaalselt, et palun lubage meid sinna, mul ka jäid võtmed maha, nii edasi, et kontrollida seda protseduurikat ja see on see, mida ma ka Eesti Turvaettevõtete Liidus turvatöötajate ja valvetöötajate kutseõppes kogu aeg õpetan ja praktiliselt läbi proovin, et seesama autoriteediga survestamine, ajaline survestamine, nii edasi, et eks see nii-öelda inimfaktor on paraku natukene võib-olla pehme, aga seda peab kõike trillima. Et sellist suurt kunstiröövi Eesti puhul teile ei meenu või sulle siis konkreetsemalt? Ei ole olnud jah, minu praktikas. Aga järeldused, mis nüüd sellest Louvre'i röövist tehakse, on millised, kui konkreetsemalt? Kas nüüd tõesti ongi nii, et ikkagi kõik muuseumid, mis on teie valvata, teie firma valvata täpsemalt, ja üleüldse, mis kohad, kus on miskitki väärtuslikku, vaadatakse ikka igal juhul üle, võib nii öelda? Kindlasti ja eks see töö peab käima igapäevaselt. Loomulikult sellised sündmused erutavad meeli ja panevad veel detailsemalt ja veel rohkem neid asju üle vaatama. Et üks on see Louvre'i rööv, aga tegelikult nüüd alles hiljuti tuli päevavalgele, et 15. oktoober ka Oaklandis tungiti muuseumi laohoonesse ja seal olid siis küll öisel ajal, murti sisse, aga seal olid siis nagu jällegi teistmoodi järeldused, mida saab teha. Seal siis probleem tegelikult oli selles, et valvesüsteem oli pandud hooldusesse ja see lihtsalt ei reageerinud. Et see, et midagi on varastatud, avastati alles järgmisel päeval. Siit võiks järeldada, et kõik need olukorrad, kui mõne kunstimuuseumi seinale kinnitatakse tellingud või kui signalisatsioonid ja valvesüsteemid lähevad hooldusse, on iga endast lugupidava turvaettevõtte jaoks riskikoht, kus nagu öelda, teravdatud tähelepanu kogu sellele protseduurile pööratakse. Ja siin võib-olla üks oluline märksõna ongi selline turvalisuse tagamisel mitmekihilisus, et üks on see kohapealne mehitatud valve, siis on valvesüsteemid ja nii edasi, aga igal sellisel suuremal moodsamal turvaettevõttel on olemas juhtimiskeskus, kus on juba palju teravamad, hoolsamad, tähelepanelikumad spetsialistid,
kelle igapäevatöö on kõiki häireid monitoorida ja ka tehniliselt saab lahendada seda, et seesama pingimine, eks ole, et kui mingi asi ei ole valves või signaal ei edastu, siis kohe läheb sellest häire, sest ka objektil koha peal see võib olla ka nii-öelda lokaalne valvesüsteem, aga jällegi tasub mõelda, et ka selle objekti turvameeskond võib olla kas just kõik korraga, aga üks turvatöötaja võib olla ka sellega seotud, eks ole, et selle sama Louvre'i puhul me tegelikult ei tea veel. Ja, et seal peab olemagi ikkagi sellised nagu juba kõrgemad kontrolli järelevalve tasandid ka sisse toodud. Teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas turvaettevõtte Viking Security valveteenuste valdkonna juht Juhan Aia ning kui me enne pausi rääkisime sellest, et millise õppetunni andis oktoobri keskel toimunud Louvre'i muuseumi keset päeva röövimine just nimelt muuseumit valvele, siis kergelt muudame fookust, jätame need Pariisi röövlid natuke sinna tahapoole, aga mul eelmise saatuse lõpust tegelikult jäi kripeldama üks küsimus, mille ma tahtsin Juhanilt veel ära küsida, et hetkeks oli ka juttu, et mis teie kogemus ütleb, kui palju selliste suurte ja mastaapsete röövide puhul, kui oluline roll on seal sellisel tõesti siseinfol, sellisel siseteadmisel? Kindlasti on seal oluline roll, nüüd alati on küsimus, et kas on päriselt keegi tahtlikult kaasa mänginud, kogemata lekitanud või siis on tegemist mõnikord ka sellega, et töötaja, kes juba paar aastat ei tööta, võib-olla lahkus ka mingitel negatiivsetel asjaoludel, väga kõrge nii-öelda riskikoht tegelikult ja siis oma teadmist informatsiooni kasutab ära, kas siis jagades, müüdes kellelegi või päriselt ise tuleb siis seda asja tegema, et kindlasti see siserisk on üsna kõrge, selle tuleb ükskõik mis ettevõttes, ükskõik mis asutuses tähelepanu pöörata. Mismoodi sellist riski kuidagi maandada turvaettevõttes? Ma ei tea, siis mingite inimeste, kes valdavad mingit kriitilist informatsiooni, siis piltlikult öeldes siis tuleb kuidagi leebemalt käituda, et mitte päevalt lahti lasta või mismoodi? Eks seal on erinevaid tasandeid, esimene on taustakontroll kindlasti, seal on omad piirid, kui palju seda tausta saab uurida, teiselt poolt ka siis see, et mõelda ka info piiratusele, et ega võib-olla sellele valvurile või ka tavarea turvatöötajale ei peagi kogu informatsiooni avaldama, ei tohigi ja eks see peaks olema selline tasandiline, et mida kõrgema tasandi juht või siis spetsialist, et temal on rohkem informatsiooni ja loomulikult ka siis selline tõhus järelevalve selle üle, et kuidas protseduure täidetakse ja needsamad jällegi varjatud testid, et nii nagu kaubanduses tehakse tihtipeale võib-olla sellisele tavakuulajale on tuttavam sõna pimeost, ehk siis mis tegelikult jälgib ka seda, kuidas teenindaja täidab protseduure, kas ta läheb kaasa mingite ebamääraste soodustustega või annab kaupa nii-öelda leti alt, et turvatöötajate vaates täpselt samamoodi me testime seda, et kui palju ta avaldab mingisugust informatsiooni, kas siis tahtlikult või kogemata. Nagu öeldud, veidikene muudame fookus sellest samast Louvre'i juveeliröövist rääkides. Nimelt need röövlid jätsid seal kõigiti mulje, et tegu on töömeestega või remondimeestega või naistega. Kas on tõesti nii, et kui ikka inimene mis tahes kontoris näeb tunkedes töömeest või naist, kelle õlal veel redel või kaablirull, siis kaotatakse valvsus ja see inimene laias plaanis võib selles kontoris teha mida iganes, ilma et keegi väga teraselt hakkaks vaatama, mida ta teeb ja mis eesmärgil ta midagi teeb. Kahjuks see nii kipub olema, aga eks see ongi selline nii-öelda teadvustamine, mentaliteedi kasvatamine, et kui sa näed võõrast isikut oma asutuse territooriumil, et sa ei pea koheselt helistama turvateenistusele või 112, aga mine tunne lihtsalt tee juttu, tunne huvi, et kes ta seal on ja kas teda saab aidata, et tegelikult saab nagu väga viisakalt ja delikaatselt seda lahendada, pöörduda. Aga selline võib-olla teatav apaatsus on inimestele, et kui ta on tööriistakast käes ja vest seljas ja redel ka,
et siis tule aga ainult edasi, mine kuhu tahad ja meie oleme teinud selliseid testsituatsioone, on ka igasugused YouTuberid katsetanud ju samasuguseid asju, et kui ma kehastun justkui mingiks töömeheks, et kaugele ma minna siis saan ja üllatavalt kaugele kohati. Meie oma hea kolleeg Kukust Sander Punamägi on kunagi sellise eksperimendi läbi viinud, mulle meenub ja pääses nii linnavalitsusse kui ka paari ministeeriumisse ka sisse sel viisil, et panigi tunked selga ja redeli õlale. Aga kas Eestis on üldse ette tulnud selliseid rööve ja vargusi ka, kus kurjategijad ongi päriselt tööriideid kandnud? Meenub teile mõni? Ehitusobjektidel on olnud küll seda, et kus on, mis esimesena meenub, et võib-olla on neid veel kuskil, et kus tõesti siis tegelikult inimesed, kes enam ei tööta, on olnud ka seda inimest, kes on lahti lastud, ütlevad, et neil jäid tööriistad sinna objektile, meil on vaja nüüd ära käia seal, me ju alles eelmine nädal siin töötasime, te mäletate küll, ütlevad veel turvatöötajale ja siis on tõesti üritatud välja viia tööriistasid. Selle saate poole esimeses osas te rääkisite, kuidas on, või sa rääkisid, kuidas oled mänginud mõttemängu, et kui kaugele sa selle telekaga jõuaksid, mida sa nii-öelda tunkedes mingisse ostusaali sisenedes asud maha võtma kuskilt kõrgustest ja kui kaugele siis jõudsid? Kas said ikka päris uksest välja või ikkagi kuskil mingil hetkel keegi turvamees patsutas õlale käega ja ütles, et kuhu lähed, vähemalt küsis või kuidas sellega oli siis? Meie oma ettevõttes teeme neid testsituatsioone päris palju üle Eesti ja erinevatel objektidel ja on positiivsed näiteid ja on ka kindlasti negatiivsed näiteid. Mõni näide siis? Negatiivsed näited on alati intrigeerivamad, ehk siis üks näide sellest, et tehnik ei olnud nimekirjas, ta soovis saada objektile, nii-öelda mängis tehnikut ja siis ütles, et aga ma just eile olin siin ja kirjeldas väga täpselt, loomulikult kui ta ei rolli mängija, ta teadis siis seda objekti ja kirjeldas väga täpselt, kuhu tal mingi tööriistakast jäi ja survestas siis ajaliselt ka, et ma pean üldse minema lennuki peale ja ma olen mingist järgmine objekt on siis Eesti saatkond Helsingis ja nii edasi ja turvatöötaja siis ütles, et okei, teid ei ole nimekirjas, aga ma panen teid siia nimekirja ja pani siis reaalselt nimekirja, väga suur eksimus, aga õnneks see oli selle testsituatsiooni käigus. Võib-olla veel, mis on selline nõrk koht, ongi sama, aga üks on see ajaline survestamine, aga teine on ka autoriteediga survestamine, et oleme korduvalt katsetanud seda, et jällegi turvatöötaja jaoks tundmatu isik marsib kaupluse turvaruumi, ütleb, et hästi ladusalt tervist, olen Põhja prefektuuri kriminaaljälituse büroo juht, see ja mul on kiiresti vaja videosalvestusi näha ja kui turvatöötaja hakkab midagi vastu vaidlema, et vabandust, et turvaettevõtted ja politsei peaks tegema väga head koostööd ja kui te oma töö pärast ikkagi natukene muretsete, siis näidake kohe ette ja on ka seal olnud, kus turvatöötaja ütleb ja vaadake kõik ja nii edasi. Tead, mulle meenus praegust, et aastate eest Tallinna üks tuntum taskuvaras tegutses peamiselt vanalinna kandis mingisuguse munitsipaalse koristusettevõtte tööriideid. Märk seegi. Ju see vorm aitas teda ka teha oma tööd, et inimesed kaotasid valvsuse, et arvates, et ta on mingisugune koristaja, aga tegelikult oli ikka väga tubli, jutumärkides tubli taskuvaras. Ja ole hea. Võib-olla üks selline veel intrigeeriv näide, nagu ütlesin, et negatiivsed näited on alati õpetlikud, kindlasti vajalikud. Ka see, et ühes kaupluses meie siis sisekontrolli töötaja läks kaupluse estakaadile ja ütles, et tal on juhataja kokku lepitud, tal oli mingisugune paber käes, mida ta lehvitas, et ma sooviks, ma olen juba maksnud, aga mulle antakse siit 3 kasti õlut ja transportööline isegi aitas tal neid autosse tõsta ilma küsimusi esitamata, et jällegi selline seesama, mis ma tõin, et ajaline survestamine, autoriteediga survestamine, aga seesama nahaalsus, enesekindlus ka, et see võib tõesti kurikaegadel töötada. Inimesed on ju tegelikult ikkagi oma olemuselt head, inimesed tahavad ju ikkagi aidata, see on iseenesest ju tore tõdemus, ainuke asi, et igasuguste ettevõtete vallumise juures see mitte kuidagi kasuks ei tule. Turvaettevõtte Viking Security valveteenuste valdkonna juht Juhan Aia
me täname, et leidsite täna aega meile saatesse tulla, sellega on tänane Krimiraadio ka lõppenud. Me täname veel kord kõiki külalisi, loomulikult kõiki kuulajaid, stuudios olid saatejuhid Raul Ranne ja Karel Reisepukk. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni! Krimiraadio. Krimiraadio.